tere tulemast tagasi minu YouTube kanalile. Ma räägin sulle täna 5 elu muutvast raamatust, mis on ebareaalselt palju mõjutanud minu elu, minu mindseti, minu mõtlemist, minu suhtumist ellu ja suhtumist mingisugustesse asjadesse. Loodetavasti sa saad sellest videost väga palju inspiratsiooni, väga palju ägedaid mõtteid, ideid. Ma luban sulle, et ma ei spoili neid raamatuid ja ma tahan, et sa ise leiaksid aega ja loeks neid. Minu ülesanne on lihtsalt siis jagada neid mõtteid või selliseid takeaway'sid, mis ma nendest raamatutest sain ja sinu ülesanne on leida raamatukogust, Amazonist, Apollost, kust iganes need raamatud ja läbi need lugeda. Esimene raamat. Ma mäletan väga hästi seda päeva, kui see raamat sattus minu kätte, õigemini audioraamat sattus minu telefoni. Mulle tundub, et see on see raamat, mis peaks olema kohustuslik igas koolis, igas klassis, igas vanuses, igale inimesele. Selleks raamatuks on Think and Grow Rich Napoleon Hill. Napoleon Hill on üldse vist väga võimas tegelane meie ajaloos, inimajaloos olnud, kes on mõjutanud väga paljude inimeste elusid ja mindsette. Take away sellest tema raamatust on, mis mind mõjutas, on see, et seadke selgeid ja väga konkreetseid eesmärke ja tuleb unistada suurelt. See on see, mis ma sealt raamatust välja võtsin enda jaoks ja peale seda ma hakkasin üldse sellist eesmärgistamist õppima ja ma sain teada, et näiteks on viidud läbi juba ka uuringuid, et need inimesed, kes kas kirjutavad või vähemalt enda peas panevad endale nagu mingi märkme maha, et mida ma tahan saavutada mingi eesmärgist, on ju, et need ka saavutavad neid. Võrreldes siis nendega, kes isegi ei mõtle enda eesmärkidest, lihtsalt elavad enda elu ja üldse ei süvene sellesse, et mida ma siis tegelikult iga päev teen, mis otsuseid ma iga päev teen ja kas see on õige otsus või vale otsus, kas see viib mind eesmärgini või mitte. See on siis üks asi, mis ma sealt raamatust välja endale võtsin. Ja teine oli see, et kuidas me suhtume enda ellu üldse mingitesse asjadesse, mis meil elus toimuvad ja kui tegelikult tugevalt mõjutab meie elu see, kas me suhtume elusse positiivselt või negatiivselt. Ja mina olen alati olnud pigem inimene, kes positiivselt ellu suhtub. Ma arvan, et seda on näha igas minu videos, igas minu stories. Kui sa veel mind Instagramis ei jälgi, siis kindlasti hakka seda tegema, sest minu positiivsus paistab seal välja ja minu see õige mindset ka kindlasti väga palju motiveeriks sind, nii et hakka mind jälgima Instagramis. Aga positiivne ellu suhtumine on see, mis alati on mind elus aidanud ja ka äri kasvatades on mind aidanud, sest ma tean, et on olemas neid hetki, kui on raske. Ma tean, et on olemas neid hetki, kui sa ei taha minna ja teha. Ma tean, et need hetked on olemas, aga alati nendel hetkedel see minu positiivne ellusuhtumine annab mulle selle tugevuse seest minna ja liikuda edasi. Ma olen tänulik sellele mis iganes, ma ei mäleta isegi kuidas, aga sellele hetkele, kui see raamat sattus minu ellu ja ma olen nii tänulik Napoleon Hillile, et ta selliseid asju üldse kirjutas, et kindlasti lisa see raamat enda to-do listi, see peab olema läbi loetud. Teine raamat loomulikult Robert Kiyosaki Rich Dad, Poor Dad, mis on, mulle tundub ka jällegi selline raamat, millest kõik on kuulnud. Ma usun, et väga paljudel seisab ta ka kodus, aga mingil põhjusel ta on ikka veel lugemata. Kui ta sul kodus on olemas, siis kohe täna õhtul, päeval või lõunal, millal iganes sa seda videot vaatad, võta see raamat välja, hakka seda lugema. Seal on siis, mõte on see, et sellele Robertil on nagu see nii-öelda rikas isa, vaene isa elus. Ma ei hakka spoilima, miks, aga ta õpib siis ühelt ühte nii-öelda mõtte mindseti ja mõtlemist ja teiselt teist, on ju. Ja mis mulle seal täiega palju jäi kõlama, on see, et investeerida enda haridusse, investeerida iseendasse. See on ka see, mida ma räägin enda jälgijatele, see on see, mida ma räägin enda sõpradele, mida ma ise endale räägin. Investeerida endasse, see on parim investeering üldse ever. Jah, loomulikult krüptosse, kinnisvarasse, kuhu iganes peab ka võib-olla mingil määral tegema, on ju. Aga endasse investeerimine on kõige parem, sest et sina jääd iseendaga alatiseks ja sinu teadmised, sinu aju alatiseks jäävad sinuga. Ja mis on kõige lahedam, on see, et kui sa investeerid iseendasse, enda teadmistesse, sa saad neid teadmisi mitmekordistada ja tugevdada ja läbi selle raha teenida. Ja mulle tundub, et see on nii äge mõte seal raamatus, et kui palju tegelikult haridusse tuleb ikkagist investeerida ja üldse tegelikult ka haridusse just sellelt võib-olla finantsvaldkonnast, et aru saada, kuidas raha toimib, kuidas rahaga ringi käia, miks üldse raha on meil majanduses olemas, kuidas see raha toimib, on ju, ja kõik sellised asjad. Ja siis ta rääkis ka sellest, mis ma mäletan, et ma võtsin enda jaoks sealt välja, on passiivse sissetuleku tekitamine, mis tollel hetkel üldse mind ei huvitanud, ei kõnetanud, aga tänaseks ma sain aru, et okei, passiivne sissetulek on väga oluline asi ja ma olen hakanud mõtlema seal sinna suunas, et kuidas ja millega siis passiivset sissetulekut endale tekitada. Kolmas raamat, oh my god, jällegi ebareaalne mees. Kui ma USA-sse kolisin, ma nii väga lootsin, et ta veel esineb või teeb mingit mastermind'e või masterklasse, aga kahjuks mitte. Selleks raamatuks on Tim Ferriss
The 4-Hour Workweek ja seda raamatut ma vist lugesin ka äkki 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi. Väga põnev raamat, mis minule kõlama jäi ja miks ta mind väga mõjutas ja mida ta mõjutas minu elus, oli see, et see oli esimene hetk, ma sain või esimene raamat, millega ma sain aru, et okei, 9-5 töötamine ei ole minule, ma ei taha seda teha. Mulle ei sobi üldse selline palgatööl käimine. See oli esimene kord, kui ma sain aru, et ma hakkan liikuma enda elus sinna suunas, on ju, et jõuda kunagi selle finantsvabaduseni, et ma ei peaks tööl enam käima 9-5 tänu lihtsalt mingisugusele ebareaalsele vedamisele ja retsile tööle. Tänu Instagramile nüüd ma raha teenin ja sissetulek mul on päris hea, nii et ma sain lahkuda palgatöölt. Bravo, aitäh mulle. Ja kõik te inimesed, kes te kaalute palgatöölt lahkumist, siis ma soovitan lugeda seda raamatut. Ta annab väga palju häid nõuandeid, kuidas alustada liikumist selles suunas, et ära minna mingi hetk. Ja tegelikult üldse see raamat väga palju räägib sellest, et kuidas suhtuda enda töösse, miks on töötamine oluline, kuidas õigesti töötada ja väga palju see raamat õpetab ka seda, et kuidas suhtuda enda ajasse ja kuidas üldse tegelikult aeg on mega kallis ressurss, mida me kogu aeg kasutame nii valesti ära. Ja ettevõttes täpselt samamoodi. Näiteks mina hetkel, ma ei tee neid asju, mida ma võin mitte teha. Ma delegeerin absoluutselt kõiki võimalikke asju, sest et ma saan aru, et ajaline ressurss on kõige olulisem. Ja miks ma peaks tegema midagi, mis minul näiteks isiklikult isegi halvasti välja tuleb, kui on inimene, kellele ma saan maksta raha, kes esiteks teeb kiiremini, paremini ja võtab minult selle kohustuse ja asja ära. Nii et Timothy Ferrise raamatust ma sain ka teada esimest korda, et üks esimesi inimesi, keda sa peaks enda ettevõttesse võtma, on assistent. Peale seda mul tekkis assistent, mul on tänaseks, ma arvan, juba mingi 3 või 4 aastat siis olnud alati keegi tiimis, kes võtab sellise igapäevategevuse enda peale ja täiega siis säästab sellega minu aega. Järgmine raamat, mis kunagi sattus minu raamatu riiulile, oli The Productivity Project. See oli sellel hetkel, kui ma sukeldusin eesmärkide planeerimise teemasse, sest et see oli minu algne Instagrami teema ja see oli nii äge raamat, sest et lühidalt kokkuvõttes üks noormees, siis autor lahkub palgatöölt selleks, et hakata uurima, mis asi on produktiivsus ja miks mõned on produktiivsed, mõned mitte ja kuidas siis üldse produktiivsus töötab, et sellest on kogu raamat. Ja ta teeb erinevaid ägedaid katseid, katsetab mingeid erinevaid meetodeid ja mõtteid ja asju ja ühesõnaga hästi põnev raamat, aga mis minule kõige rohkem sealt kõlama jäi, oli see, et keskenduda ühele tegevusele enda to-do listis või enda ka eesmärkides, on ju. Multitasking, multifunktsionaalsus on nagu kõige halvem asi üldse ever, mis saab olla. Ei tohi seda teha, see on väga halb, nii et üks asi korraga ja üks projekt korraga, üks eesmärk korraga, kõik nagu üks, on ju. Ja teine selline take away sealt oli see, et optimeerida ja üldse vaadata, kuhu su aeg läheb. Peale seda ma hakkasin kasutama sellist rakendust nagu Toggle, kus ma siis jälgin enda aega. Ma mingi hetk kasutasin seda, siis ma ei kasutanud, siis ma kasutasin, siis ma ei kasutanud. Kui ma läksin siis meediaagentuuri tööle, siis me seal kasutasime päris mitu aastat seda, või seniks kuniks ma ära läksin, on ju. Siis nüüd, kui ma läksin palgatöölt ära, siis ma kasutan seda ka enda ettevõttes, ka minu kõik tiimiliikmed ja mina ja minu äripartner, me kõik kasutame Togglit, nii et me jälgime seda, et kui palju aega millele läheb, mis tuletas mulle meelde, et ma ei pannud Togglit käima, et ma YouTube'i salvestan, aga okei, pärast panen. Isegi YouTube'i videote salvestamine on selline asi, mida tegelikult võiks Togglis trackida ja jälgida ja hiljem tegelikult, miks on oluline üldse enda aja jälgimine, on see, et ma saan vaadata, kas see oli vajalik tegevus või mitte, kas see tegevus tõi mulle midagi või toonud, kas see tõi mulle raha või toonud. Ühesõnaga, see on väga hea analüüsi jaoks aru saada üldse, kuhu aeg läheb ja mille peale ma enda aega kasutan. Ja viimane raamat selle seeriast on, ma arvan, et olete sellest loodetavasti koolis lugenud või ei ole. Meil oli vist see kohustuslik koolis lugemiseks, aga on Jack London, Martin Eden. Oh my god. Ma mäletan, et see oli, ma olin äkki 16 või 17, kui ma esimest korda seda raamatut lugesin ja siis ma sain aru, et okei, minu elu ei ole mitte kunagi enam sama. Ei hakka spoilima, sest et väga lihtne on seda raamatut spoilida, aga nagu for real, palun võta see raamat kätte ja loe. See on hästi lihtne lugemises, ülivõimas. Jack London on üldse nagu suurepärane autor. Kõik ta raamat lihtsalt võta, loe kunagi läbi, ülimugav, ülihea, lihtne lugeda. Aga miks just Martin Eden on sellepärast, et see raamat, kuidas rääkida, et mitte spoilida? See raamat räägib sellest, et kui sul on mingi soov või eesmärk, siis sa suudad ükskõik millega hakkama saada. Vahet ei ole, kus sa tuled, mis perest sa tuled, mis ajal sa elad, kus sa elad, mis iganes see on, mis rahvus sul on, mis vanus sul on, sa saad
hakkama. Peaasi, sa pead pühenduma enesearengule, enda eesmärgile, enda soovile ja lihtsalt liikuma enda eesmärkide unistuste suunas. Oh my god, ma räägin praegu sellest ja mul lihtsalt nagu külmavärinad tekivad, sest et see oli nii võimas raamat ja see oli nagu nii kurva lõpuga, et kõikidele nendele, kes ei suuda kurvade lõppudega raamatuid lugeda, siis jätke lihtsalt viimane peatükk vahele. Kas ma just promosin seda raamatut rohkem kui kõiki teisi? Aga need olid 5 minu elu muutvad raamatud, mis tõesti väga võimsalt mõjutasid minu elu suhtumist. Anna mulle teada, kas sulle selline videote formaat meeldis, kas sulle meeldib, kui ma jagan sinuga kõiki neid asju, mis mind inspireerivad, mis mulle meeldivad, mida sa tahaksid rohkem näha mu kanalil ja kas sa äkki tahaksid rohkem saada teada, mis raamatud on mind inspireerinud, sest et mulle tundub, et mu list on palju pikem kui 5 raamatut. Kirjuta kindlasti kommentaaridesse, pane thumbs up, pane subscribe. Ma loodan, et sa nautisid seda videot. Aitäh sulle ja näeme järgmistes videotes.